Lähme, käime. Lähme, käime. Lähme mööda Viljandi linna. Lähme mööda Viljandi linna. Lähme, käime. Lähme teedä lähmemisse. Seda teedä käimemistä. Lähme. Tööl olen praegu oma töökojas Viljandis, oma töökohal, oma tööpostil Viljandi Kultuuriakadeemia majas. Hetkel olen Kultuuriakadeemia taga bussipeatuses. Ametlikult peaks olema posti 1. Maailma keskpunktis. Mina olen praegu siin püramiidi kõrval Viljandi gümnaasiumis, Viljandi linnas, Viljandi maakonnas, Eesti Vabariigis, Euroopas, planeedil Maa. Ma olen täpselt selles kohas, kus ma oleksin tahtnud olla. Et minu unistused on realiseerunud. Ma olen oma sportlaskarjääri alguses. Ugala teatri maalisaalis. Hetkel ma olen Ugala teatri suitsuruumis, ülemise korruse suitsuruumis. Hetkel olen Viljandi gümnaasiumi parklas. Viljandis. See on nii raske küsimus. Ja ma ei tea, natukene segases kohas olen kindlasti, aga ma olen väga lootlik tuleviku jaoks, nii et ma seisan, aga tunnen, et ma liigun samal ajal ka. Tööl. Hetkel olen Viljandi tänavakunstigaleriis. Lõpetamas 3. kursust.
ma olen hetkel Mulksus, Viljandis täiesti ja Mulks on kinni muidugi praegu. Viljandis. Mina olen enda kodus. Oleme siis Raassilla moto- ja vaba aja keskuses. Momendil ma olen siin Kirsimäel. Olen Kondase keskuses. Praegu olen mina Viljandi Jaani kirikus. Viljandi Endla söökile käiteenindusjaamas. Mingis väga mõnusas kohas. Ma vist ei saa ikkagi üle ega ümber, et mu päevi sisustab väga suures osas ka üks 2,5-aastane, mis on kuidagi maailma hästi lahti teinud. Muusikakoolis. Olen kuskil 40. ja 50. eluaastate vahel. Sellest tulenevalt mingid asjad hakkavad nagu selgemaks saama, mingid asjad lähevad oluliselt segasemaks. Mingit sorti kogemus nagu on, aga on ka mingisugust sorti sellist uut avastamist. Nii et tundub, et ma olen sellises küllaltki põnevas kohas. Ma olen koju sotsimajas ja mulle meeldib siin olla, sest et siin on teatrihoob. Olen praegu Viljandi haigla uue hoone näidispalatis. Olen Viljandis, olen viljandlane, olen oma kodulinnas. Ma olen praegu oma ateljees Tallinnas, kunstivoones, Vabaduse väljakul, koht, kus ma igapäevaselt peaaegu tööd teen. Praegu olen ühes oma meelispaigas Viljandi järve ääres. Ma olen praegu siin Pikal tänaval selle tamme all. Viljandis sellises kohas, mida kutsutakse Väikese tänava trepiks. Ma olen praegu Viljandi muusikakoolis. Heas kohas. Kukku. Vastust ei tulnud. Huikasin uuesti. Vastust ei tulnud. Huikasin uuesti. See peaasi huik, siis oli justkui selline rõõmsam tunne, kui omal saidki huikad ja kui teine sul kusagilt jälle vastu huikab ja
palume lavale Viljandi linnapea Madis Timpsoni. Lugupeetud volikogu esimees, austatud laureaadid, külalised, head viljandlased. Palju õnne meile kõigile. Mul on au seista teie ees täna meie rahva iseseisvuse 106. aastapäeval. See tähtpäev väärib tähistamist ning ühtlasi tasub täna mõelda, kuidas me oleme siia jõudnud ning mis meid ootab ees. Me oleme eestlastena olnud ikka läbi aegade olnud tugevad ja iseseisvad, nii ka 106 aastat tagasi, kui meie esivanemad otsustasid võidelda meie vabaduse eest ja täna avaldame austust just nendele, meie teerajajatele, kes panid aluse vabale Eestile, mida me tunneme ja armastame. Meid eestlasi iseloomustatakse sageli kinnistena ja jonnakatena. Kui eestlane on juba kord midagi pähe võtnud, siis nii lihtsalt ta sellest lahti ei lase ja peab üldjoontes oma lubadustest ka kinni. Ma olen ikka mõelnud selle peale, et omal ajal oleks olnud sinna vabadussõtta võib-olla lihtsam mitte minna, aga me ikkagi läksime. Me läksime vaatamata sellele, et meie vastas olid väga suured jõud. Parema homse nimel mindi. Mindi lootuses, et tulevik tuleb parem. Nüüd mõelgem aga, milline lootus, usk ja teotahe pidi valitsema inimeste meeles, kes olid valmis astuma suurriigi vastu, et kuulutada välja iseseisvus ja oma riik. Kahtlemata mõisteti, et vabadust Eestile niisama ei kingita ja see tuleb verehinnaga kätte võidelda. Vabadust ei saa peale suruda, see peab tulema meist kõigist endist. Iseseisva riigina ei tohi me mitte kunagi unustada minevikku, sest nagu öeldakse, kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Täna tunnustame teiste seas ka 2023. aasta aastapreemia laureaate. Viljandil oli suur au eelmisel aastal võidupüha paraadi võõrustada, kus me taas avasime Viljandimaa vabadussõjas langenute mälestussamba. Sellega tasusime oma auvõla meie esiisade ja esiemade ees, kes Eesti eest oma elu andsid. Nad andsid kõige suurema asja, kõige rohkema panuse, mis neil oli anda. Samuti ma tänan kõiki annetajaid, kelle toel see vabadussammas endale uue elu sai. Ameerika kirikuõpetaja, kirjanik ja üks liberaalse protestantismi mõjukamaid hääli, Harry Emerson Vostik sõnas kord, tsiteerin: vabadus on alati ohtlik, aga see on kõige ohutum asi, mis meil on. Tsitaadi lõpp. 30 aastat tagasi me alustasime Ukrainaga umbes samalt stardijoonelt. Kahjuks käib tänaseks Ukrainas sõda Venemaaga, meie aga oleme NATOs ja Euroopa Liidus. Järelikult me ikkagi oleme minevikus eelnevaid otsuseid õigesti teinud. Ma tahaksin teile kõigile meelde tuletada, et ärgem võtkem sellist elu siiski kui uut normaalsust. Inimestel on lihtne harjuda, aga me ei tohiks seda teha. Me peame olema valvsad ja ühtse hingamisega ühiskond. Head sõbrad, president Lennart Meri on öelnud, tsiteerin: Eesti riik on kulukas ja Eesti riik on kallis. Ta on kulukas kodaniku rahataskule ja ta on kallis kodaniku südamele. Tsitaadi lõpp. Ka praegu on Eestis majanduslikult väga keerulised ajad ja enamik omavalitsusi tuleb eelarvega otsaga kokku ja liiga suurejoonelisi projekte lähitulevikus ette võtta ei saa. See kehtib ka Viljandi kohta. Kindel on aga see, et igale mõõnale järgneb tõus. Sestap võtkem neid probleeme kui väljakutseid,
ning tunneme rõõmu pisiasjadest meie ümber. Paneme tähele ka neid nüansse, mis päeva jooksul meile rõõmu pakuvad. Meil on katus pea kohal. See on ju kõige tähtsam. Meil on töö, mis annab meile vajaliku sissetuleku ja nii tekivadki väikestest rõõmudest lõpuks suured rõõmud. Jah, ajad on karmid. Majandus ei lähe nii hästi, kui võib-olla oleme lootnud, aga ma tahaksin siinkohal kiita Viljandi ettevõtjaid ning ma võtan nende eest mütsi maha. Saame öelda, et kui Viljandis poleks meie ettevõtjaid, siis ei oleks siin ka sellist elu. Ettevõtjad annavad meie inimestele tööd ja võimalusi elus paremini hakkama saamiseks. See on väga suur asi, me ei tohi seda unustada ja see on see, mille üle me võiksime ka tänulikud olla. Viljandi ettevõtlus on muutunud väga mitmekesiseks, iga ettevõte on oluline, seda peab ka ütlema, nii suur kui väike, iga üks neist annab oma panuse, et Viljandi elu muutuks paremaks. Ja loomulikult meie suurim varandus on inimesed. Selle peamiseks komponendiks on minu arvates vastutus ja see vastutus algab meist kõigist endist. Vastutust ei saa mugavalt ei kohaliku omavalitsuse ega riigi kaela lükata. Vabad kodanikud ei lükka vastutust teiste kanda, vaid täidavad oma kohustusi. Olgem ausad, ega virisemisega SKP-d ei tõsta ning arveid ei maksa. Me peame mõtlema, et oma eeskujuga anname oma lastele edasi väärtushinnanguid ja mitte keegi teine seda meie eest teha ei saa. Olgem siis kodanikena püsivalt lugupidavad, ausad ja inimlikud. Nii kasvavad meie järeltulijad vastutustundlikeks ja hoolivateks kodanikeks. Ühe linna teevad suureks mitte tähtsad linnapead ja ametnikud, vaid need inimesed, kes tahavad siin elada. Me oleme maailma parima kodulinnana poolel teel. Viljandi linna rahvaarv on viimase 50 aastaga küll kahanenud, kuid viimasel 2 aastal on see olnud taas tõusuteel. Me liigume vaikselt, kuid kindlalt. Olgem ausad, tänapäeval käib võitlus talentide pärast. Kui talent tunneb ennast siin hästi, siis ta ka jääb siia ja panustab. See on loomulik, et elus tuleb ette olukordi, kus inimesed käivad ja avastavad maailma, võtavad parimatest praktikatest ja õppimisvõimalustest kinni. Kuid ärge unusta, et kui me teeme oma asju siin meie oma kodulinnas hästi, siis ehk tahavad nad ka siia tagasi tulla. Ja meie ootame andekaid inimesi alati Viljandisse tagasi. Viljandi linn on seest suurem, kui väljas paistab. Mitte iga linn ei saa uhkustada ülikooli, professionaalse teatri ning riigi suurima folgipeo üle. Viljandi on Eestimaa peidetud aare. Tänavused linnapreemiate laureaadid on kõik, eranditult kõik kogukonda panustajad. Vaadakem täna kas või siin saalis meie kõigi tunnustuse osaliseks saavaid inimesi. Elutööpreemia pälvi Peep Aru on Viljandisse panustanud üle 30 aasta ja seisnud suuresti Viljandi linna arengu eest. Ja mul on väga suur au käia sellise mehe jälgedes. Meie kõik tänased preemia saajad on teinud rohkem, kui ühiskond või tööandja neilt on oodanud. Nad ei ole täitnud üksnes oma kohustusi, vaid on andnud meile kõigile oma oskuste ja pühendumistega midagi enamat. Ma tahan teid kõiki selle panuse eest tänada. Head kuulajad, natukene mind teeb murelikuks Eesti riigis viljeldatav regionaalpoliitika ja see, kuidas omavalitsustele soovitakse kogu aeg kohustusi juurde panna, kuid samas ei tule rahalised vahendid alati ülesanne täitmiseks kaasa. See on üleüldine probleem, sellest räägitakse palju. Ma tunnen, et Eesti riik võiks ükskord siis konkreetselt üle vaadata kõik oma kohustused ning muuta midagi kardinaalselt, sest senine tegevus sellisel kujul ei ole pikalt jätkusuutlik. Kurb on näha, et riigi tasandil puudub ühtne vaade ja iga ministeerium elab ikka veel omaette silotornis. Ma toon näite siia. Me teeme Eesti Vabariigis ja ka Viljandis küll vähem, aga Eestis pingutusi, et meie koolisüsteemid läheksid üle eesti keelele. Me elame riigis, kus riigikeeleks on eesti keel.
ja seetõttu oli päris üllatav kuulda paar nädalat tagasi ühe riigiasutuse soovitust Viljandi linnale jagada infot oma linna kodulehel ka vene keeles. See oli paar nädalat tagasi. Ma tahaksin siinkohal tsiteerida veel kord president Lennart Meri, tule taevas appi. Lennart Meri tsitaat muidugi võiks vabalt kasutada ka ilmestamaks olukorda, mis valitseb Riigikogus, kus inimesed keelduvad puldist lahkumast ning mõni rahvasaadik laseb pasunat, et takistada istungit. Mis maailmas me elame? Sõnadest natuke tuleb puudu ja siis imestatakse, et miks meie kõige kõrgema kogu maine on halb ja miks on järjest raskem ja raskem kutsuda arukaid inimesi kandideerima valimistel. Me oleme jõudnud aega, kus iga inimene saab valida, kuidas, kus ja millist infot ta tarbib. Enam ei vaata terve Eesti õhtuti kell 9 aktuaalset kaamerat, mis meid muidu nii heas kui halvas alati ühel lainel, ühel lehel hoidis. Meie perspektiivid ja maailmatunnetus on nüüd kohati päris erinevad. Meie valik on, kas me õpime üksteise kõrval sellises maailmas elama või lepime sellega, et oleme rahvana ja inimestena pidevalt üksteisega tülis. Meid, eestlasi, on liiga vähe, et omavahel tülitseda. Me ei saa elada kogu aeg kompromissitult. Me peame suutma teha kompromisse sellega, et leppima ka enamuse eelistusega, nagu see demokraatias tavaliselt kombeks on, ja sealjuures arvestades, et täna võin olla mina enamuse esindaja, homme sina. Ma ütlen etteruttavalt ära, et seda riigiasutuse soovitust me ei täitnud ega hakkagi täitma. Käes on Tartu 2024 kultuuriaasta, mis toimub Lõuna-Eestis meie eluaja jooksul ainult ühe korra. See toimub praegu. Kultuuripealinna tiitliga avaneb Viljandil võimalus osaleda rahvusvaheliste kultuurisündmuste loomises ja see ei olegi midagi väga vähest. See toetab ka olulisel määral meie ettevõtlust, nii majutus, toitlustus, transpordiettevõtted kui ka paljud teised saavad selle sündmuse toel majanduslikku kasu, kui nad ise oskavad seda kasutada. Viljandi osaleb seal programmis 13 eriilmelise projektiga ja mõned on juba alguse saanud. Minu soovitus on, et võtame sellest erilisest aastast maksimaalselt osa. Head sõbrad, meie tuleviku siht on olla maailma parim kodulinn. Et sinna jõuda, nõuab see meie igaühe pingutust ja vastutuse võtmist. Öeldakse, et kui sa räägid prioriteetidest, siis näita summat eelarves. Viljandi linna suurim investeering eelmisel aastal oli lastesse. Me avasime uue Karlssoni lasteaia, mis on täiesti uus hoone, uus kvaliteet ja lõi ka juurde uusi lasteaiakohti. Me soovime, et lapsed saaksid elada Viljandis toreda ja turvalise lapsepõlve, isegi kui kooli lõpetades tuleb kihk maailma avastada ja oletavasti see ka tuleb, siis nad sooviksid tagasi tulla Viljandisse, sest siit on head mälestused. Viljandi linn arendab ja laiendab selleks oma võimaluste piires erinevaid piirkondi, olgu nimetatud Järveotsa piirkond. Me tahame olla lapsesõbralik ja turvaline kodulinn. Olgem optimistlikud ja sihikindlad meie eesseisvate väljakutsete ja võimaluste leidmisel. Jätkame kaasava ühiskonna ehitamist, kus igal kodanikul on võimalus areneda ja panustada nii maailma parima kodulinna Viljandi kui ka Eesti riigi arengusse. Loome turvalise ja vastutustundliku elukeskkonna meie järeltulevatele põlvkondadele ning tunneme uhkust, et me oleme viljandlased maailma parimas kodulinnas. Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva, elagu Eesti, elagu Viljandi! Aitäh! Kodust hakkasin hommikul tulema ja siis läbi linna tööle. Kodust? Kodust tõenäoliselt. Ja hommikul tuli kodust. Oma kodust Viljandist. Ma arvan, et iga inimene tuleb lapsepõlvest. Holstrest. Koolist. Viljandimaalt.
Palalinnast ja poole jalaga ka Peetrimisest. Tegelikult just hommikupooliku veetsime perega linna peale, käisime, külastasime Viljandi lasteaedu, et vaatasime, kuhu oma laps on. Esinduse ruumist. Mulgimaalt tulen. Tulen Võrust ja muudest ilusatest kohtadest. Ma tulen samas kohas, kus Viis Põis ja Õlekõrski. Tartust. Olen ise mulk, sellisest väiksest kohast nagu Õisu. Tallinnast. Okei, me räägime praegu niisugusest argitasandist, aga ma tulen Tatari tänavalt, tulen oma kodust, Tallinna kesklinnast. Ma tulen oma minevikust koos kõigega. Teatud kindluse raamistikust. Tulen sellisest natuke teadmatusest, ma ütleksin. Tulin selliselt päris suvaliselt Viljandisse. Posti 1 maja sees tulen. Tulen töölt Mustlast, Tarvastu noortekeskusest. Enne ma käisin proovis, mul oli hea uhke proov, tegin natukene kunstivärki ja siis hakkasin sööma ja nüüd jõudsin suitsuruumi. Kodust tulin natuke aega tagasi Viljandis Jakobsoni tänavalt. Mina tulin kodunt praepanni kõrvalt. Mina tulin enda kodust Tallinna lähistelt. See nädalavahetus käisin ma üldse Valgas mingisugusel reidil, nii et ma võib-olla tulen kodust. Tulen oma teisest ettevõtmise kontorist. Tulen siit 2 maja edasi, Pikk on 33, kus ma elan. Töökoosolekult Viljandi Raekojast. Täna ma tulen Tallinnast. Ugala teatri loominguse juhina septembris lõppes ja sealt ma parajasti tulen ja seda mitte nii-öelda ainult töökoha mõttes, vaid ka ütleme siis, et ka vaimus püüan ma praegu Viljandist Tartusse jõuda. Hoitud kohast? Mina tulen lapsepõlvest. Tänaseks olen ma siin väga hästi kodunenud ja pean Viljandit küll maailma parimaks koduliigaks. Olen teel oma unistuste täitmise suunas. Kaugemale kui praegu. Viljandi turul. Posti 1. Kodust Koolis õpin väga lootlik tuleviku jaoks. Natuke segadus kohas olegi. Oma unistuste juurde. Kappadi kaalaranda, sõnkadi sõrveranda, sõnkadi sõrveranda, vinkadi vonkadi viiruranda, vinkadi vonkadi viiruranda, sinkadi sonkadi siidiranda, sinkadi sonkadi siidiranda, kappadi kaalaranda, kappadi kaalaranda, sõnkadi sõrveranda, sõnkadi sõrveranda, vinkadi vonkadi viiruranda, vinkadi vonkadi viiruranda, sinkadi sonkadi siidiranda, sinkadi sonkadi siidiranda. Viljandis on väga palju inimesi, kes panustavad igapäevaselt sellesse, et linn oleks loov ja arenev. Siin kultuurihällis elavad ja tegutsevad inimesed, kes on Viljandile andnud hinge
mida ei ole võimalik leida kusagilt mujalt maailmast. Kutsun üles rohkem märkama ja tänama inimesi meie ümber. Tänu ei maksa midagi, aga teeb palju head. Linnapreemiad on ellu kutsutud selleks, et Viljandi linn saaks omalt poolt avaldada tänu säravatele Viljandi linlastele, keda on märganud ja on nomineerinud meie linnaelanikud ise. Kindlasti on paljudel laureaatidel mured sellega, et mida selle preemiaga teha. Hea soovituse. 2008 aasta eest saime me kultuuripreemia, mina ja Ando Kiviberg. Siis me tegime suure peo Aidas ja kutsusime kõik sõbrad, tuttavad, sugulased külla. Kõva pidu oli. Hakkame preemiaid jagama, hakkame preemiaid jagama, hakkame preemiaid nüüd jagama. Kes kõik need preemiad saab, kes kõik need preemiad saab, kes kõik need preemiad nüüd täna saab. Eks ikka parimad, eks ikka parimad, eks ikka kõik see parimad. Auhindasid annavad üle Viljandi linnavolikogu esimees Helmen Kütt, linnapea Madis Timpson ja noorte volikogu esindaja Pihla Põld. Auhindasid aitab üle anda Triin Riisenberg. Aasta noore preemia. Viljandi linna aasta noore preemia määratakse tunnustusena Viljandi linna noorele vanuses 7–26 aastat või Viljandi linnas tegutsevale noortekollektiivile, kelle töö, tegevus või saavutused kalendriaasta jooksul on olnud teistele linna noortele eeskujuks ning motivatsiooniks. Preemia määramisel arvestatakse saavutusi linna noorte eluolu parandamisele kaasaaitamises, vaba aja veetmise võimaluste arendamises, noorte huvide ees seismises ja noorte omaalgatusliku tegevuse propageerimises kalendriaasta jooksul. Aasta noore preemia saab, terve meeskond selle preemia saab, kes siis muu kui Artjom, Perita ja Roosi, Rebecca ja Liis, Liisette ja Kendra ja Ürnas ja Eli ja veel kord Liisette. Aitäh, armas Viljandi! Selline märkamine ja tunnustus teeb meid väga-väga rõõmsaks, aga iga päev teeb meil seest soojaks teadmine, et Viljandis on Eesti parim kunstikool. Viljandi kunstikool on väga-väga eriline koht ja ainult seal lähevad noored väga lahti ja hakkavad särama ja tulevad selliste toredate ideede peale ja viivad need ka ellu, nagu meie. Kunstikompoti korraldades lähtume sellest, et millisel üritusel me ise tahaksime osaleda ja
Jah. Ühesõnaga, lähtume sellest, et millisel me ise tahaksime osaleda ja kunstikompott, Esialgu meie eesmärgiks oli see, et vähemalt üks noor saaks sellest meie üritusest ja koos olemisest palju rõõmu ja julgust end rohkem kunstiliselt väljendada. Nüüdseks peale 6. tegutsemisaastat teame, et neid noori tegelikult nüüdseks on ligi 300 ja kunstikompotist on kasvanud väga palju sõprust ja meil on oma kunstinoorte kogukond, kelle tagasiside iga ürituse järel on suureks edasiviivaks jõuks. Ja me soovime öelda aitäh meie mentoritele, Viljandi kunstikooli direktorile Lainelile, Viljandi avatud noortetoa juhatajale Egele ja aitäh Eesti Kunstikoolide Liidule, kes aitab meil kunstinoortele parimaid võimalusi pakkuda. Aitäh Viljandi linnale, aitäh Viljandi noortevolikogule ja kõige suurem aitäh kõigile kunstnikele, kes on läbi aastate noori juhendanud ja kõigile noortele, kes meid on korraldajatena usaldanud. See on olnud imeilus teekond ja ootame teid kõiki 7. kunstikompotile. Aitäh! Spordipreemia. Viljandi linna spordipreemia määratakse Viljandi linnas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest spordivaldkonna edendamisel või saavutuse eest spordivaldkonnas. Preemia määramisel arvestatakse konkreetseid kalendriaasta vältel saavutatud sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikust spordielu arendamisel, korraldamisel ning propageerimisel. Igal aastal antakse välja kuni 2 preemiat, millest üks määratakse kuni 21-aastasele noorele sportlasele. Spordiauhinna saab endale keegi väga sportlik naine. Spordiauhinna saab endale Doris Meinbeck, 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 Doris Meinbeck. Dorise auhinda tulevad vastu võtma tema vanemad. Tere siis Viljandi rahvale, et kuna ta ise tulla ei saanud, et hetkel ta on siis Prahas just võistlustules, siis ta kirjutas üks väikse sedeli. Kallis Viljandi ja Viljandi rahvas, aitäh teile selle preemia eest. Iga võidusõidu lõpus on see hetk, kui sa tunnistad endale kas kaotust või võitu. Küsid endalt, et miks ma tegelen selle alaga ja miks see võit nii raskelt peab alati tulema. Õnneks saan ma alati kindel olla,
et vahet pole, mis tulemus tuleb. Kuldsem, seda parem. Aga ma tean, et minu selja taga on alati olemas need inimesed, kes minusse usuvad, toetavad. Viljandi linn on loonud peaaegu maailma tasemel treeninglinnaku, kus ma saan oma unistusi ellu viia ning toetatud sportlastel võistlustel osalemisega. Me oleme küll pisike linn, aga meie rahvas on niivõrd suurejooneliste tulemustega. Mul on au olla Viljandi linna kodanik ja abiline trofeede kogumisel. Aitäh! Noore sportlase preemia. Noorena hoolega sporti peab tegema, palju on trenni tehtud, lihaseid on nähtud. Noore sportlase preemia saab Paul Richard Laur, Paul Richard Laur, Paul Richard Laur, Paul Richard Laur. Tere ja aitäh neile, kes seadsid üles minu kandidatuuri ja neile, kes arvestasid, ma olen selle preemia vääriline. Sooviks tänada ka oma paadi ja vindimeistrit, oma perekonda ja treenerit Aivar Kommissaart ning muidugi kõiki toetajaid. Aitäh teile! Teatripreemia. Viljandi linna teatripreemia määratakse väljapaistva tegevuse eest teatrikunsti edendamisel Viljandi linnas. Preemia määratakse Viljandi linnas tegutsevale füüsilisele isikule või kollektiivile või Viljandi teatrites etenduste lavale toomisel osalenud külalislavastajale või külalisnäitlejale. Preemia määramisel arvestatakse konkreetseid saavutusi kalendriaasta vältel nii lavakunsti viljelemisel kui ka teatrialase tegevuse kajastamisel meedias. Lähme teatrisse, teatripreemia saab, Tanel Joonas, Joonas Tanel, Tanel Joonas, Joonas Tanel. Taneli auhinda tuleb vastu võtma meie klasstrupi liige Claudia Tiitsmaa. Tere! Loen ette teile Taneli tänu ja paar mõtet tänase päevaga seonduvalt. Tere kõigile ja ilusat vabariigi aastapäeva. Ma ei saa kahjuks täna teiega viibida, aga Claudia oli nii kena ja lubas mu mõtted teile vahendada. Ma olen väga tänulik Viljandi linnale selle tunnustuse eest, mis lavastusele meie klass osaks langes. Ja lisaks sellele olen ma kohutavalt tänulik teile selle armastuse ja kire eest, mida te Ugalale pakkusite selle 4 aasta jooksul, mil mul oli au ja õnn seda teatrit loominguliselt juhtida. Meie klass räägib minu vanavanemate põlvkonnast, inimestest, kelle unistused ja elusaatused pööras pahupidi teine maailmasõda. Ilmselt ei ole parimat päeva ja aega,
kui vabariigi aastapäev, et tunda ja väljendada seda head meelt selle üle, et meie ei pea harutama lahti neid puntraid, mis oli määratud meie vanavanematele. Et meil on võimalik elada täna vabas riigis, teha selliseid otsuseid, nagu meile meeldib ja rääkida selles keeles, milles me ise soovime. Et erinevalt Ukrainast on meie teatrid lahti, meesnäitlejad ei ole rindel ja meil on võimalik iga päev tegeleda selle loominguga, milleks meid on siia kutsutud. Ma tänan veel kord Viljandi linna ja teid kõiki selle liigutava tunnustuse eest ja soovin kaunist vabariigi aastapäeva. Tanel Joonast. Ma nüüd tahaks minna edasi sööma kohe. Olen teel paremasse homsesse. Paremate päevade poole. No ma ei tea, eks ma olen teel sinna, et välja selgitada, mis ma elus teha tahan ja kus ma elada tahan. Käilge tuleviku poole, et rahulikult vanaduspõlve veeta. Ma olen teel oma unistuste kodu poole. Ma lähen ainult tähtede poole ja selle tähe tipp oleks siis olümpiamängud. No loodetavasti peale seda filmimist ehk jõuan koju mingi hetke. Eks ikka gümnaasiumi lõpuni ja sealt edasi siis ka mõnele töökohale loodetavasti. Ma ei oskagi sulle praegu öelda, kuhu ma teel olen. Tont seda teab. Ma olen teel, ma olen kindel selles, ma ei ole kuskil metsas. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia töötajate puhketuppa, et kohvitass tagasi viia. Teel olen Ramsi Vabaaja keskusesse. Oma ilusa maja ilusale terrassile, kus ma saan rahulikult mingeid häid jooke juua ja kus naisega elu nautida, vaata. Olen teel oma unistuste täitmise suunas. Aga ma arvan, et teel olen ma ikkagi suurema ja täiuslikuma Eesti kultuuri elu poole ikka. Täpselt nii.
oma teatri asutamise poole? Tunni aja pärast algab mul hääletöötund. Sinna olen teel. Siit on väga tore nagu ära käia ja siia jälle tagasi tulla ja veenduda, kui hea elamiskoht see on. Mina käin ka kodus, et süüa ja siis lähen veel muusikamajja. Harjutama või? Ei. Tümmi tegema? Tümmi tegema koos ühe lauljaga. Teel olen kuhu? Pensionipõlve poole. Homsesse. Hetkel tundub, et siht on silme ees. Olen teel praegu rajale, et nautida rada. Julgete ideede suunas. Ma vastaks sama, et julgete ideede suunas. Otsin linnast ühe mõnusa kohviku ja teen kodukontorit. Teel olengi tagasi koju, kui see reportaaž läbi saab. Siit edasi plaanin koju minna. Koju. Ei olegi teel, olen kohal. Olen lihtsalt kulgemises oma eluvoolus. Tahaks öelda, et helgesse tulevikku. Sellele on ülikeeruline vastata, sellepärast, et mul on tunne, et meil on siin Eestis ja Euroopas praegu, see ei ole ainult nagu minu küsimus, et see on nagu paljude küsimus. Et mis nagu saama hakkab ja mis on see tee, mida me käima peame. Nagu ma ütlesin, et ma tahaks loota, et me läheme helgesse tulevikku. Ma ei ole kindel, kas see tee on nagu kerge ja rõõmus, aga ma loodan vähemalt, et see siht on ikkagi lootusrikas. Kultuuripreemia. Viljandi linna kultuuripreemia määratakse Viljandi linnas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri edendamisel või saavutuse eest kultuuri valdkonnas. Preemia määramisel arvestatakse konkreetseid saavutusi kalendriaasta vältel kultuuri valdkonnas, tulemuslikust kultuurielu korraldamisel, panust kultuurielu propageerimisel. Sel aastal on kultuuripreemiaid 2. Ae kultuur. Ae kultuuripreemia. Ae kultuuripreemia. Esimese preemia endale saab Kondase keskus, Kondase keskus. Armsad viljandlased, meil on ülimalt hea meel selle märkamise ja tunnustuse üle. Me töötame edasi, vaatame helgelt tulevikku. See tunnustus tuli ilmselt Viljandi meie ühist ajalugu käsitleva näituse eest, Riietite perekonnanaised. Ja kui nüüd tulevikku vaadata ja minevikku, siis üle 100-aastane Viljandi kunstielu ei ole kunagi läbi saanud ilma Tartuta. Nii et meie tulevik ja see aasta kulgeb
Tartu kultuuripealinna rütmis. Meie suur projekt, mida on nüüd tehtud juba viimased 3 aastat, peaks siis saama lõppakordi sellel aastal ja sellega seoses me väga ootame kõiki külla. Me oleme kõikide oma külaliste üle ääretult rõõmsad, uhked, mitte ainult viljandlased, aga ka kõik linnakülalised, nii et helgelt tuleviku poole ja me tõepoolest teeme sügava kummarduse ja oleme väga rõõmsad. Aitäh! Omalt poolt ütlen ainult, et aitäh märkamast ja ees ootab palju huvitavat tööd. Teise kultuuripreemia laureaat on Ae kultuur, ae kultuuripreemia, ae kultuuripreemia. Teise aga preemia endale saavad Ave ja Kertu Albre, Ave ja Kertu Albre. On ikka väga äge küll oma lapsega see preemia koos saada. Me oleme seda tandemit vedanud ilmselt rohkem kui 15 aastat, aga ametlikult ei ole seda kuskil väga fikseeritud. Möödunud aasta augustis, kui sai meile selgeks, et me oleme Eestimaa õpib ja tänab aasta huvialaõpetajate nominendid, siis kutsuti Tallinnasse meid pildistama ja väikest videoklippi tegema. Ja siis kästi seal teha mingisugune väikene liigutus ja selle peale öeldi meile, et ei, nii ei sobi, te teete seda liiga sünkroonis. Katsu siis tantsuõpetajana seda sünkrooni maha võtta, kui sa seda iga päev teistelt väga soovid. Mina ütlen tänusõnad kõigile, keda me soovime tänada. Kui ma kedagi ära unustan, siis ema loodetavasti täiendab. Mina alustan sellest, et ma tänan kõigepealt oma ema, kes on mulle andnud elu ja armastuse tantsu vastu. Me täname märkajaid, täname tunnustajaid. Väga tahame tänada Viljandi gümnaasiumit ja Viljandi Jakobsoni kooli toetuse eest, usalduse eest ja kõiki kolleege, kellega me seal koos töötame, sest nemad tõesti toetavad meid. Tahame tänada kõiki oma praeguseid ja endiseid tantsijaid. Ilma teieta ei oleks meil seda rahvakultuuri, mis meil on. Ja tahame tänada oma lähedasi, et nad meid mõistavad ja toetavad ja saavad aru, et meil ei ole pahatihti kahjuks nende jaoks piisavalt aega. Aga oma südames me väga armastame neid. Ja tahame tänada sind, kallis Viljandi linn. Aitäh!
laste ja noorte sõbralik ettevõte. Viljandi linna laste ja noorte sõbraliku ettevõtte nimetus määratakse tunnustusena ettevõttele, mille asukoht ja või üks põhitegevuse koht on Viljandi linn ning mille tegevus on kalendriaasta jooksul aidanud kaasa linna laste ja noorte eluolu parandamisele. Laste ja noorte, suurem sõber, laste ja noorte, suurem sõber, kõige suurem sõber, laste ja noorte, suurem sõber. See on Viljandi teatrihoov, see on Viljandi teatrihoov, see on Viljandi teatrihoov. Suur aitäh teile kõigile. Kallid külalised, armsad sünnipäevalised, laske oma keha vabaks, tundke end mõnusalt. Liikumine on tervis ja melu, liikumine on kogukond ja elu. Liikuge meiega kaasa, olge vabad. Liikumist juhib Jaanika. Ärge kartke, tiksuge meiega kaasa.
Ettevõtluse edendaja. Viljandi linna tiitel ettevõtluse edendaja omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes ettevõtte omaniku või tegevjuhina on oma ettevõtte juhtimise ja majandustegevuse kaudu kaasa aidanud Viljandi ettevõtluse arengule. Viljandis on palju ettevõtteid, kes on kõige ettevõtlikum, kes on palju vaeva näinud ja ka palju tööd on teinud. Loomehoovik, Rauateli, loomehoovik. Aitäh! Aastapreemia. Viljandi linna aastapreemia määratakse tunnustusena teo või saavutuse eest, mis on kalendriaastal olnud Viljandi linnale olulise tähtsusega. Aastas on palju ära tehtud meie linnas. Sellega nüüd seoses on ka meie auhinnad. Sel aastal taas loodi mälestussammas Andrus Sibula, Tiiu Kirsipuu ning Ivan Subaka juhtimisel. Aastategu koos preemiaga antakse üle Viljandi linna teenetemärk. Tere, ilusat pidupäeva jätku, austatud linnapea, hea volikogu esimees ja kõik pidulised. Meil on väga suur au ja veel suurem ehk rõõm, et viljandlased on meie töö siis nii hästi omaks võtnud. Suur aitäh teile selle eest. Ja ma tahan veel eraldi selle tööprotsessi käigus tänada Viljandit ennast, et kui ma siia pidin üsna tihti tulema, siis mul ei olnud kunagi nagu sellist tunnet, et midagi võiks nagu nihu minna või valesti. Ja kui meil mingid probleemi tekkis, siis alati ma teadsin, et Viljandi linnas on inimesed, kellega me need probleemid, kui need on, saame ilusti lahendatud. Ja veel ma tahaks, et kui nüüd pered leiavad sinna tee monumendi juurde, et siis äkki meie noorematel lastele siis meenutaks ja räägiks natukene ajalugu, et see, mis meil täna on käes, see kõige üllam vabadus ei ole alati olnud nii iseenesest mõistetav. Ja nagu me teame, mitte meist väga kaugel, võitlevad täna ukrainlased just oma vabaduse eest ja tegelikult meie kõigi vabaduse eest.
Aitäh teile veel kord, ilusat pidupäeva, Slava Ukraina, elagu Eesti, elagu Viljandi, aitäh! Kallis Viljandi, tahan teid ka tänada ühe Eesti ja ühe Ukraina skulptori poolt ja me teame, et teie kodulinnas on väga palju ilusaid skulptuure ja mälestusmärke ja soovime neid ikka veel juurde. Elutööpreemia. Viljandi linna elutööpreemia määratakse tunnustusena füüsilisele isikule, kelle aastatepikkune tegevus on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud ja kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud Viljandi linna arengut ja mainet. Elutöö on suur töö, sellega sai hakkama. Päris hästi hakkama. Peep Aru, Aru Peep. Koos preemiaga antakse üle ka Viljandi linna teenetemärk. Kõigepealt ma tahaksin tänada neid, kes minu kandidatuuri sellele preemiale üles sättisid ja loomulikult otsustajaid, Viljandi linnavolikogu liikmeid. See oli hästi suur üllatus, aga õnneks meeldiv. Inimene ei tee midagi üksinda ja seepärast on minu teel olnud väga palju kaastöötajaid ja ka kaaspoliitikuid. Need aastad on olnud töörohked, seal on olnud väga palju üksmeelt, seal on olnud tuliseid diskussioone, aga on olnud ka erimeelsusi. Aga igal juhul ma võin igale kaastöötajale ja kaaspoliitikule julgelt silma vaadata ja käe pihku anda, et inimlikul tasemel on meie vahel kõik hästi. Kõige rohkem tahaksin ma tänada valijaid, kes alates 1993. aasta Viljandi linnavolikogu valimistest ja lõpetades 2021. aasta Viljandi linnavolikogu valimistega mind ikka ja jälle valisid kas linnavolikokku või Riigikokku. See võimaldas mul teha südamelähedast tööd poliitikas ja avalikus halduses. Aitäh! Elutööpreemia esimene osa, elutöö, on üks väga mõtlema panev liitsõna. Tõesti, tänaseks on palgatöö ja aktiivne poliitikas osalemine läbi ja seda vabatahtel, kuid elu läheb edasi. Ma olen õnnelik inimene. Mu kodu on nii ilusas linnas. Mul on arvastav abikaasa, 2 tegusat last, 7 toredat lapselast
Ja kas või tänane ilus üritus mängib ju minu lemmikpill, torupill. Aitäh! Sellist elu tahakski elada, aga mul selleks eluks on veel 2 väga suurt soovi. Esimene soov on see, et ma näeksin oma laste lapsi, vähemalt osasid neist. Ma loodan, et neid saab olema hästi palju. Ja teine soov on väga tõsine soov, et me saaksime alati elada sellises Eesti riigis, kus ei ole sõda. Elagu Eesti, ilusat vabariigi aastapäeva jätku!
koht, kuhu minna, ei ole veel minu peas valmis. Küll aga see kindlasti kujuneb kooli lõppedes. Unistused on minu jaoks need, mida sa oled lapsepõlves unistanud ja mis täituvad järk-järgult. Kus on huvitavad inimesed ja huvitavad situatsioonid. Ma ei tea, kus ma olen õnnelik. Minu unistus on see, et näeks veel lapsi. Kaugele? Kas nüüd just kuhu, aga tahaks saada iseseisvaks ja teistest sõltumatuks? Jõuda elus paremuse poole, ikka paremuse võib püüelda, teel olla. No ma arvan, et iga normaalse viljandlase eesmärk ikkagi võiks olla surematus. Kirstu. Okei. Mina olen alati mõelnud, et mingid isiklikud eesmärgid, ma kardan, mul ei ole tööalasid, ma olen personaalsed ja ma tahaksin, et mul oleks kunagi korralik pere, lapsed, mitu koera ja et see kuidagi see mingi soojus, et kui ma astun koju sisse, siis see suur soojuse pahmakas, mis tuleb kogu selle perega, et see natuke isegi lämmataks. Ma tahan teha inimestele head. Ma tahan olla õnnelik inimene. Ma ütleks, et ikkagi õnneliku ja rahuliku elu poole. Olla suur eeskuju kõikidele noortele ja väikestele ja inspireerida saamaks nagu mina. Maailma lõpu. Ja pärast seda tahan minna Kalmetu kooli valgustehnikat üles panema. Ma arvan, et ma olengi siin koha peal ja teen seda, mis mulle meeldib teha. Et mul ei olegi selliseid väga suuri eesmärke. Ei. Päriselt tahaks jõuda ilusasse väikesesse maamajasse porgandeid kasvatama. Mis päriselt jõuda? No eks ma ikka. Ma arvan, et vanaisaks ja kusagile terrassile võib-olla see oleks päris hea koht. Elus tahaks jõuda piisavalt kaugele, et olen endaga õnnelik ja õnnelik enda ümber olevate asjadega. Surivoodil olles tagasi vaadates elule, et ei kahetseks mitte midagi, mis on korda saadetud. Täna õhtul tahan minna koju oma pere juurde. Ega väga ei tahagi kuhugi. Ma olen selline suhteliselt kodulembene paikne. Mul meeldib siin. Ma arvan, et ma olen jõudnudki sinna, kus ma olen tahtnud jõuda. Kunagi ma tahaks istuda kiiktoolis ja kiigutada ennast jalg üle põlve ja mõelda, et kõik, mis ma olen unistanud, kõik ongi tehtud. Koju tahaks minna ja tegelikult eelmise küsimuse jätkuna tahakski paika saada selle, et kus see päris kodu siis on. Koju. Ma arvan, et tahaks minna ka koju. Ma tahan minna. Minul on hästi suur rõdu päikese poole ja siis ma tahan sinna hommikul minna teed jooma ja raamatut lugema ja õhtul minna ja vaadata päikeseloojangut ja siis oma mehega niimoodi mõnusasti seal kaitsutada. Kes meist ei tahaks olla lihtsalt õnnelik, aga see nagu hõlmab hästi paljusid, tuleb saada hakkama oma sisemiste teemonitega. Tänapäeval on väga keeruline elada, on välisfaktoreid hästi palju, sõda ümbritseb meid, majanduslangused, igasugused sellised väiksed pisifaktorid, et kui kõik asjad saaks omavahel kokku, siis tahakski lihtsalt selles nagu oma kogukonnas, kommuunis elada täitsa elu lõpuni õnnelikult. Kus tunnen oma kodu, tunnen oma kus liidkused kummendab, roogid käid seal mu kuldane kodukased
kodu, kodu, kodu. Lenda, lenda, lepalind, 1000 korda palun sind. Lenda, lenda kaugele, sinna, kus su koduke. Lenda, lenda kaugele, sinna, kus su koduke.